Kolkablika! Jou, tore Kolkablika kuulaja, hakkad Kolkablika raadio Liina saadet kuulama. Minu nimi ongi Liina, kutsun end ka Kolkablikaks. Ma loodan, et sa kutsud ka end Kolkablikaks pärast mu mitmekordseid tegelikult juba kõnesid sellest, kuidas kõik võivad kolkablikad olla, sest see on siuke vaba termin. Ja täna ma olen siin, et tuua sullegi ehk tulu ehk taipamist. Ma olen seda tänast saadet alustanud juba nagu mingi 7 korda. Ja ma olen juba nagu enne teadnud, enne juba kuskil esmalt taipasin ära ja siis otsustasin ära, et tänase saate nimeks peab saama isud. Ja ilmselt mul oligi vaja seda nüüd 7 korda alustada, et siis nagu ära filtreerida need isud, millest mul on vaja rääkida. Sest ma käisin nädalavahetusel koolitusel, üldse eelmine nädal mul oli mingi väga hariv nädal, ma olen nüüd nagu väga koolitatud, nagu isegi, tegelikult ma olen juba nagu nii koolitatud mingi magistrikraad ja värki on ju. Aga alates kolmapäevast saadik, kolmapäev, neljapäev, reede, laupäev, pühapäev, ainult koolitused. Kõigepealt ma õppisin, et kuidas stressiga veits toime tulla ja siis õppisin ka seda, mida ma kunagi tegin mingi Instagrami asja, aga siis ma veits läks piinlik selle pärast. Siis ma võtsin selle maha, ehk see ei ole enam seal, aga mingi hetk kuskil ma seda avalikustan ehk miks üks asi, mis mind väga kõnetas Edvard Mungi puhul, Edvard Munk üldse kõnetas mind väga, ja isegi mitte nii väga nagu see karje oli siuke nagu mingi mainstream värk, või on nagu, kui sa nagu muutud nagu lohikuks millegi suhtes on just see, et nagu see karje on nagu see sissepäästis, ütleme nii, aga nagu kui sa nagu hakkad Edvard Munki nagu lähemalt vaatama, siis ikka nagu melanhoolia ja pohmelli päevapilt ja Madonna ja ehk siis sa nagu avastad mingi teisi asju, pluss ma nagu olin nagu nii nohik, et ma olen käinud Edvard Mungi aua peal ja siis ma olen käinud Oscorstrandis, kus talle hullult meeldis maalida ja kus ta maalis ka melanhoolia, mis vist on endiselt mu lemmikmaal Edvard Mungilt. Aga ma olen ka lugenud nagu kõik ta mingid elulood läbi ja siis mul nagu just lugesin kokku mingi 4 raamatut Mungist kodus ja üks fakt, mis mulle hullult meeldis Edvard Mungi puhul oli see, et ta, kui inimene hakkab sul karjet maalima, siis tal või melanhooliat või siis seda pohmellipäevapilti on ju, või muud ka, mis tal on, tüübil oli ilmselgelt vaimse tervisega probleeme on ju. Ja seda ta väljendaski oma maalides ja üks asi, mis ta tegi, talle vist väga meeldis teater, nii jäi vähemalt mulje. Üks asi, mis ta siis tegi, kui ta teatrisse läks, oli see, et ta võttis alati ukse pool, kõik nagu selle nurga esimese rea, selle esimese pingi, mis on nagu kõige ukse pool. Ehk ta väga tahtis alati teatrisse minna, aga teadis ise ka, et võib-olla tal hakkavad peas mingisugused kummitused rääkima, nii et tal tuleb need kummitused, mis panevad teda maalima seda karjet, on ju. Et siis ta oli alati nagu võimalus võimalikult ruttu sealt saalist põgeneda, kui oma enda aju paneb nagu mingi ära, on ju. Aga et ta nagu leidis selle mingi kompromissi selle vahel, et okei, mul on nagu need jamad, ma võib-olla nagu tekib mingi paanikahoog ja häire ja mingi ärevus ja asjad, aga mulle see asi meeldib, ma tahan seda teha. Ja siis ta leidis nagu selle kompromissi, kuidas nagu teha seda nii, et ta saab ise põgeneda võimalikult lihtsalt teisi häirimata, sest me ju kõik teame seda tunnet, kui sa oled mingi kuradi need pissijad kinos nagu nii käib pinda. Keset filmi järsku on nagu mingi, ma olen nüüd keskmiselt kohal traudselt on ostnud selle mingi kõige keskmise koha, mingi kõige parema vaate sellele ekraanile, siis nad on järsku mingi, nüüd ma pean vetsu minema ja siis nad tõused püsti ja siis terve saal on korraks nagu mingi kogu tähelepanu on sellel pissijal. Ma olen muidugi alati olnud nende pissijate peale nagu mingis mõttes nagu kade, ilmselt miks mulle ka see Mungi asi nagu meelde jäi, just sellepärast, et ikka nagu täielik nagu julgus olla nagu mingi, mul on pissi häda, mul on jumala suva, mis te kõik mõtlete või mis teie sellest filmi või teatri elamusest saab, ma nüüd lähen pissile ja siis ma veel tulen tagasi ka sinna samale kohale. Igatahes Munk alati valis nagu selle nurga koha, selle, mis on uksele kõige lähemal, et ta saaks nagu ära joosta. Ma nüüd muidugi ei mäleta, kuidas ma täpselt Mungini jõudsin, aga ma olen nüüd ära filtreerinud. Ma olen koolitustel käinud ja esimene koolitus oli stressist. Ja sealt me panime ka jooksu mingi hetk, sest järsku oli nagu mingi, et nüüd ma olen nagu piisavalt saanud ja siis ongi vaja ära minna. Sa ei pea tegelikult nagu kannatama ja lõpuni istuma mingi hästi nagu tublisti. Näiteks just hiljuti keegi mingi Austria sõbranna mul vist, ja see oli Austrias igatahes, tegi Instagrami mingi story, kuidas ta oli vaadanud
mis sõna see on eesti keeles? Pagarikojas, meil vist neid ei olegi enam nii palju või? Pagarikojas liiga kaua, Viljandis on üks, ma tean küll ja see on täpselt, mul tuleb alati vanaisa seal Pagarikojas meelde, sest see on nagu siuke nõukaaja tunne. See on seal tubakapoe juures, seal on mingi Aasia restoran ka, mille nimi on mingi Muna. Ma just käisin seal. Igatahes Pagarikojas oli vaadanud liiga kaua neid saiakesi, nii et tal tekkis tunne, et nüüd on ebaviisakas mitte osta ja siis ta umbes kirus seal Instagramis, kuidas tal nüüd on maasika see croissant, mida ta üldse ei taha. Ja siis mul on nagu mingi, sa ei pea tegelikult ostma, sa võid nagu vabalt lihtsalt ka ära minna, sa võid nagu tervet, ma ei tea, päeva ka seal istud, kõik vaatavad sind veidralt, aga nagu see on su enda peas, et sa pead selle kuradi maasika croissanti ostma, nii et tegelikult ei pea niimoodi olema. Sa võid vaadata neid saiakesi ilma neid söömata ka, ilma tundmata mingisugust häbitunnet, et sa tegelikult nagu peaksid ostma. See on mingi enda surve kuskil enda peas. Teine koolitus, kus ma käisin, ma õppisin juhiks või õppisin juhitarkuseid ja seal esimene tähtis asi, mis sealt selgeks tehti, oli see, et tee ülesanne endale selgeks ja ilmselt sellepärast ma pidingi siis tänast saadet umbes 7 korda alustama, et ma nagu filtreeriks välja, et ma tean küll juba ammu, et ma tahan selle saate nimeks panna isud, et mis siis need isud on. Nii et nagu umbes need kõik 7 korda ma siin alustasingi erinevat isujuttu ehk erinevat juttu selles, mida erinevat asja, nagu, kuidas ütled seda? Õiged käänded on veits nagu lapes mul. Iga kord rääkisin erinevat juttu, ehk iga kord mul oli isu rääkida erinevat juttu ja nüüd ma siis valisin välja nendest nagu need põhilood, mis nagu igalt poolt veits välja tulid. Nii et ma nüüd filtreerisin välja, et tegin ülesande selgeks. Minul, Liinal, täna on isu rääkida umbes 4 teemast. Umbes ma ütlen sellepärast, et ma olen siin juba jõudnud rääkida Edward Mungist ja Pagarikojast ja Viljandist ja kõigest muust ka juurde, nii ikka mul juhtub, on ju. Ja need 4 teemat, need 4 isu, millest mul täna rääkida on isu, on 23, sinine, vangla ja mida sa teeks, kui sa võidaks ilgelt suure summa. Kust tuleb 23 teema? Meil on täna väga mõnus kuupäev, meil on 23.1.23. Nagu veits süke inglinumbrilik on ju. Appi mul saab kohe kaamera tühjaks. No siis rohkem videot ei näe, täna peab minema raadiot kuulama. 23. Mis on 23? Tähendab, inglinumbrist rääkisin mulle, või see kaamera vilkuv number veits segadusse. 23, 123 on nagu veits inglinumber ja mina viimasel ajal näengi siukseid inglinumbreid, mis on nad ei ole nagu need klassikalised 11, 11 või siis 12, 12, 13, 13 on need topeltnumbrid. Ma näen nagu siuksed, mis on 13, 31 või siis 12, 21 või siis 21, 12 mis nagu teevad ühelt poolt ja teiselt poolt nagu seda samat värki. Ja miks ma tegelikult tahtsin hoopis 23-st rääkida, on see, et ma nüüd osustanud ära, et see on mu nagu lemmiknumber veits. Esiteks muidugi sellepärast, et meil on käesolev aasta number 23, mis mulle eriti selle puhul meeldib, on see, et ma olen 32 aastal 23, mis on nagu tagurpidi 23, on ju. Veits sama numbri teema. Teiseks oli väga tore olla 23. Ma olen tagantjärele mõelnud, või juba aastaid tegelikult olen mõelnud, et mida ma tegin, kui ma olin 23, ma jätsin esimese ülikooli pooleli ja ma arvan, et see oli nagu üks parimaid otsuseid üldse mu elus, mis ma teinud olen, sest sellest otsusest, et ma nüüd võtan koolist pausi ja toon ma veel võtsin ta akadeemilise puhkusena, ehk teistele veits jätsin siukse mulje, et nagu vahet pole, küll ma nagu umbes lähen tagasi ja mul on mingid aastat vaja umbes lihtsalt pausi vahel, et nagu koolist mingit puhkust võtta. Ma ise tegelikult tol hetkel juba teadsin, et ilmselt ma sinna tagasi ei lähe. Ja selles momendis, nagu kui ma võtsin selle pausi, selles nagu hakkas kuidagi iseenesest lahti rulluma mingit sorti nagu see elutee mul, mille üle ma nagu kõige õnnelikum. Ehk minu arust see oli umbes täpselt mingi ma ei tea, mul peas nüüd, sest see oli nii ammu, on nagu siuke tunne, et ma ütlesin umbes koolis, et ma nüüd täna ei tule või umbes kirjutasin arstile, et tere, et mul on tegelikult oleks vaja mingit tervislikku põhjust, et kooli nagu veits pooleli jätta, võtta sealt pausi, sest ma olen juba nagu 2 nädalat koolis käinud, et päris normaalselt akadeemilist saada, sul on ikkagi nagu vaja ju teha seda
nagu ettepoole, sul on vaja enne semestri algust teada, et sa ei taha enam minna. Ma olin juba 2 nädalat käinud, siis mul ei jäänud muud üle, kui endale see tervislik välja lunida ja toona aasta oli siis 2020, ei olnud 20, 2014. Ei, ma olin jumal 22 alles, kui ma kooli poole jätsin. Igatahes see 23 aasta tuli siis tore. Jaa, kuule ma kolisin Viini, kui ma olin 23. Ja ma tegin oma esimese näitus, kui ma olin 23, ma tegin oma esimese kuraator näitus, kui ma olin 23, ma räägin, tore aasta. Igatahes toona ei olnud see, rääkides siis eelmise loo lõpuni, kuigi ma olin 22 toona, ei olnud vaimne tervis nagu tervise osa, see oli lihtsalt, et sul on peas midagi nagu valesti lahti, sellest ei räägitud üldse nii palju ja mul on hea meel, et me nüüd ikkagi räägime sellest, on ju, me räägime vaimsest tervisest. Ja noh, õnneks, ma ei tea, see on võib-olla mingi maakoha võlud, kus sa ei ole nagu nii anonüümne, inimesed ikkagi teavad sind, arst oli toona mõistlik, kui ma rääkisin ära, et miks ma tahan seda pausi koolis, ta nagu sai pihta, ehk ilmselt meil tegelikult siin maal juba see vaimne tervis oli tegelikult siis juba teema. Ehk 23 oli tore aasta, aga peale selle on mul ju ka eriti soojad suhted Hexagram 23-ga. Hexagram 23-ga siis muutuste raamatu kontekstis. Ja ma ei tea, kui palju sa oled muutuste raamatuga kursis ja mul oli ka alati vanasti veits siuke tunne, et nagu mingi väga piinlik ja ei taha nagu sellest võib-olla nii väga rääkida ja nagu nüüd saladuse katte all ütlen välja, et kust tuleb see tulu või taipamist, siis tulu ja taipamist on mulle vähemalt alati soovinud minu muutuste raamat. Ehk seal ükskõik mis nagu selle vist päris mitte igaühe all, aga nagu enamiku all on see, et kui sa nagu viskad endale mingid mündid, sa saad mingi heksagrammi, siis ta on nagu mingi see tegevus toob tulu ja taipamist või see tegevus toob tulu ja taipamist, ehk tegelikult sealt ma panin pihta selle tulu ja taipamise idee. Ja Hexagram 23 minu trükis, mis on kollaste kaantega, ma tean, et vähemalt 12 eestikeelset trükki on olemas ja kõige klassikalisem, ma ei tea, oleneb ilmselt inimese vanusest, on see mustade kaantega, mis on nagu veits siuke sõjalisem. Mul on nagu juba veits siuke nagu esolikum see kollaste kaantega, ma olen tegelikult ka leidnud uuskasutuskeskusest ühe punaste kaantega heksagrammi, mis heksagram raamatu, tähendab muutuste raamatu. Minu muutuste raamatus on ta kutsutud kui lõhkumine. Ja mida lõhkumine tähendab seal, või mida see heksagram siis tähendab inglise keeles, mis split apart. Mida ma sain seda tohutult palju seda heksagrammi siis, kui ma hakkasin esimest korda muutuste raamatuga nagu sõbralikumaks saama, ma ükskord kuskil jagasin ka seda, igatahes ma olin tegelikult nagu mingi mega skeptiline ise ka kogu selle ESO teema suhtes, aga siis kui mul seal esimene aasta Viinis, olles siis juba 24, tekkisid nagu mingid vajadused, ma ei tea, mingite kõrgemate jõududega suhelda vist, siis ma sain ilgelt palju seda 23 heksagrammi, lõhkumise heksagrammi. See kogu nagu point on see, et sa pead võtma oma mingisugused vanad mõttemustrid või uskumused või arvamused ja need nagu lihtsalt tuimalt nagu ära lõhkuma, et sulle saaksid üldse mingid uued tekkida. Noh, toona ma ka tundsin, et see oli nagu vajalik lasta lahti vanast, et saaks uus tulla. Ja seda ma nagu hullult kuidagi teadlikult või nagu rõõmsalt nagu üritasin tehagi. Nii et tulemus oli nagu tegelikult tore, ma lõpuks tulin sellest tebrekast välja. Nii et selle nagu kuidagi tänutäheks või? Mul on ikka nagu kõik tätoveeringud mingid väga siuksed tähenduslikud. Selle tänutäheks ma ta oma käe peale paningi. Nii et see on siis nüüd 23 lugu. 23 mulle väga meeldib. Peale see ma ei mõelda, et mulle meeldivad vist numbrid, mis jagunevad 3-ga esiteks, noh näiteks nagu 9 või 18 vist või, ma ei tea, kui väga mulle 18 meeldib, aga mulle meeldivad peale 3-ga jagunevate numbritega numbrid, mis jagunevad vaid iseenda või 1-ga. Ma ei mäleta, neil on mingisugune matemaatiliselt hullult täpne nimetus ka, aga ma ei mäleta, mis see nimi on. Nii, järgmine teema, sinine. See sinine teema tuli mulle üles täna, kui ma jõudsin siia Kelder stuudiosse, kus ma seda saadet salvestan Väätsal. Ja ma olen siin stuudioruumis käinud nagu korduvalt oma elus ja iga kord, kui ma siia sisse astun, mul tuleb siuke
eneseületuse lõhn üle pea. Ja noh, ma ei tea, mis asi on eneseületuse lõhn, see on ilmselgelt väga personaalne lõhn. Täna ma nimetasin seda sa saad hakkama lõhnaks. Ehk siin stuudios ma ju salvestasin sisse oma need esimesed räpp-palad ehk oma lõputöö ehk selle Nancy Nakamura räpipundi lood kõik ja nagu see ei olnud tegelikult Nancy Nakamura räpipundi album ei ole mu esimene album, mis ma oma elus teinud olen. Mu esimene album, mis ma oma elus teinud olen, selle nimi oli, seal vist ei olnudki otseselt nime, aga ma tegin selle mustvalge kaane ja seal oli 3 lugu ehk ta oli rohkem nagu siuke EP, ühe loo nimi oli I hope you don't die, ühe loo nimi oli mu telefoninumber, mis mul on endiselt sama, aga ma seda siin igaks juhuks ei ütle. Ja siis ühe loo nimi oli ma ei mäleta, aga see laul oli igatahes Molly Nilssoni cover laulust You always hurt the one you love. Mul oli ilmselt seal ka mingi erinimi mõeldud, sest tegelikult kõik 3 lugu olid Molly Nilssoni coverid mingis mõttes. Mu telefoninumber oli, see oli ainus lugu, mis oli see, kus ma nagu tuimalt laulsin, mina, kes ma laulda ei oska. Ma laulsin Molly laulu, et palun kutsuge mind täna välja. Ma tahaks täiega särada nagu tänavalatern ja ma ei tea, osta sulle 50 euro eest oma sõnuõlled ja nagu siuksed vaibid. Veits viimasel ajal on mul need jälle nagu õhus. See I hope you don't die oli siis Molly cover laulust, kus ta on I hope you die. Ja noh, tegelikult laul on ka mingi überromantiline, kuidas sa nagu unistad, et ta umbes, ma ei tea, sureks kõrvuti voodis ja noh, mingisugused armastuslaulud ja nagu Molly ikka nagu Molly laulis nagu minu hingest. Ja tegelikult see album hakkaski sellest pihta, et Helena, kes on newsletteris tegev Kolkablikas ja kes on algatanud ka Käpa, kuhu me ootame väga hea meelega igasuguseid pilte käperdustest, nagu mulle meeldib neid kutsuda, aga noh, käsitöö asju, need võivad olla ilusad ja koledad, pole igatahes, peab olema see lust, et sa oled ise teinud. Helena mulle kunagi ütles, et ma olen nagu nii ära leierdan tema jaoks selle Molly Nilssoni, et kui Molly Nilsson hakkab laulma, siis tal ongi siuke tunne, et mina laulan, mis mul oli nagu kuidagi siuke mingi, kuidas sul saab olla siuke tunne, et mina laulan, sellepärast, et mina ju ei oska laulda, kuidas sa üldse tead, kuidas ma võiks laulda, eks see ilmselt see Helena kommentaar oligi see, mis mind pani nagu toona laulma ja see nagu Molly album on täiesti nagu pask, nagu ma saan aru, kuidas nagu ainus inimene, kes seda ilmselt suudab nagu nautides kuulata, ma ise, sest nagu ma kuulen ja ma tunnen jälle seda eneseületuse lõhna nagu või tol hetkel ma ilmselt ei kuule seda eneseületuse lõhna, vaid eneseületuse häält siin stuudioruumis, mis on sinist värvi, ma tunnen eneseületuse lõhna, sest ta lõhnab nagu samamoodi, nagu ta lõhnas 2-3 aastat tagasi, kui ma seda Nancy Nakamura räpipunti siin tegema hakkasin ja noh, see oli mulle ka ikkagi täiesti hulljulge temp ja noh, ta oli ilmselt veel nii hulljulgem temp võrreldes selle Molliga, sest selle Molly albumi ma sain teha oma sinises toas üksinda. Igatahes sinised toad tekitavad mus mingit turvatunnet ilmselt. Ja sinine tuba tuleb mulle kunagi varsti tagasi, sest ma kaotsin selle ära ja mul ilmselt see teema on täna üles tulnud, sest hommikul meil oli vestlus selle üle, kuidas mul eelmine aasta minu viimane sinine tuba kadus ära ja siis ema tunneb endiselt veel süüd ja siis nagu see on see moment, kus ma muidu tunnen kogu aeg, ma käin nagu mingi tänaval ringi või räägin inimestega, kõik on mingi, et kas sul ikka töö on ja mida sa teed ja siis ma ei tea, võib-olla sellepärast ka kõik on nagu mingi, et sa näed, ma ei tea, tundnud nagu mingi 16 või 18 või 23, mul on nagu mingi üle nädala viimasel ajal see, et kõik arvad, ma olen nii palju noorem. Et nagu mul on tunne, et see sinine tuba, et see oli nagu vajalik tegelikult, et ma kaotasin ära oma sinise toa. Seletuseks rääkis mul nagu alates sellest, kui isa otsustas, et tal on tegelikult mingi teine armastus, kui mu ema ja me kolisime nagu eraldi ja mul juhtus see parim asi maailmas üldse, ehk ma sain oma toa ja pärast seda mul on nagu olnud hullult vajalik, et mul oleks mingi oma turvaline tuba, sest nagu ikkagi ka mingi häbelik ja tagasihoidlik ja introvert ja mul on nagu olnud vaja seda oma ruumi, kus turvaliselt tunda, ja mul on kuidagi olnud alati, et ma nagu ise olen valinud, et need toad võiks olla sinised.
ja pärast nagu kodust väljakolimist, mis mul toimus mingi 16-17 umbes, mul ei olnud kunagi enam sinist tuba, ma esimesed toad olid kõik alati kollased, mida ma nagu tohutult vihkasin kollast värvi, sest kollane on ju sinise vastandvärv on ju, ma isegi täpselt ei tea, me täna veits rääkisime sellest ka, et kus see sinise armastus mul tuleb, ma olen veits nagu seostanud seda võib-olla selle vee teemaga, mis ma siin ka rääkisin, et see oli mul nagu suurim hirm või need looduslikud veekogud ja nii edasi. Ja viimase ma olen isegi võib-olla mõelda, et võib-olla see on nagu mingi enda sära hirm, see kollase vihkamine, sest päike on ju kollane ja kui päike on väljas, siis nagu selle ümber on sinine, et ma nagu alati võib-olla veits nagu eelistan seda nagu ümbrust ja mitte seda erksust seal sees. Ma ei tea, vahet pole. Igatahes, see sinine ilmselt tuleb veits välja sellepärast, et mul on siin hetkel väga turvaline, sest kelder stuudio on sinine ja ma ei ole seda varem kunagi märganud kui nüüd. Järgmine teema on vangla. Ma ei tea, kas sa mäletad, ma kunagi rääkisin, ma tean ühte vangi, kes on ainult ühte vangi, kes on vanglast käinud. Ma pean nagu ütlema, et tegelikult ma toona olin nagu veits loll jälle, ehk nagu, et ma tean ikka nagu väga paljusid vange. Ja peale seda ma olen veel ühte vangi kohanud ja ma ei tea, mis vanglas ta käib, aga need kõik teised vangid, keda ma olen kohanud oma elus, need käisid ühes samas vanglas. Sest kui ma seal toona ümber nurga rääkisin, et kes on et see vang, keda ma tean, ma ei mäleta, see oli mingi teine hoog või kolmas hoog või millalgi rääkisin nagu midagi mingi vangidest. Siis ma rääkisin, et see üks vang on ikka siuke, et ta ka umbes ütleb, et ta tegelikult pole päris vanglas käinud, on ju, ehk ma nüüd, ma ei tea, mul on ilmselgelt vajadus ja isu täna, sest see on mul siin nende 7 korra jooksul, mis ma siin enne üritasin, mul on täna isu nagu kapist välja tulla, ehk see vang, keda ma teadsin, see olen ma ise käisin vangis või õigemini istusin vangis, olin nädal aega vangis. Ja kuna ma olin ise vangis, siis ega mingi üksik vangis ei olnud seal, mul oli veel vähemalt 6 naist enda ruumis kokku ja teises ruumis oli veel mitmeid naisi ja miks ma toona ütlesin, et ta ei olnud nagu õige vangla, selles mõttes, et kedagi ma nagu ära tapnud ei ole ja mingeid rahasid varastanud ma ka ei ole kuskilt ja mingid sellised nagu päris kuritegusid, mille eest Eestis vangi pandaks, neid ma ei ole teinud. Võib-olla, ega ma tegelikult ei tea, võib-olla siukse joobe eest, nagu mul oli, pandaks Eestis ka vangi. Seda ma ei tea, igatahes ma käisin vaeste vanglas, sest Austrias on siuke süsteem, et põhimõtteliselt, kui sa saad trahvi, kus tuleb nagu nii eriti esile see, kuidas rikastel on mingid asjad nagu rohkem lubatud. Ehk on olemas kuriteod, need kuriteod, mis me teeme, mille eest sa võid trahvi saada. Need, kui sul on nagu ikkagi, ma ei tea, mingeid kuradi miljoneid on ju, siis nagu sul on umbes nagu ostaks, ma ei tea, juustupoest, sa lihtsalt maksad oma kuriteod kinni, sest saad ainult trahvi on ju. Teistpidi sul on inimesed, kes näiteks seal minu vanglas, ma käisingi vaeste vanglas ehk vanglas, kuhu pandi inimesed, kellel olid trahvid, kes ei jõudnud neid ära maksta. Ja tegelikult seal samas vanglas olid ka inimesed, kes olid tulnud välismaal otsima uut toredat elu ja kuskilt olid nad, umbes nad võib-olla ei olnud, ma ei tea, tööd leidnud endale ja neil ei olnud Euroopa Liidu toredaid kaitseid peal, et sa võid niisama umbes istuda seal välismaal. Ja siis olid mingid ametnikud või politsei nad kuidagi kinni võtnud ja nad ootsid kodumaalt ära saatmist. Ehk siukses vanglas istusime, kus olid vaesed inimesed või siis inimesed, keda see riik ei tahtnud mingil põhjusel. Ja üldiselt need inimesed, kes seal nagu istusid sellepärast, et nad ootsid seda väljasaatmist, nad istusid seal ikka nagu väga kaua, sest meil on õnneks ka õigusriigid, ehk neil oli antud võimalus suhelda oma advokaatidega, nad ootsid seal vanglas oma neid kohtu mingeid case'e ja lihtsalt istusid seal teadmatuses, kas mind pannakse homme tagasi, sest ma ei saanud seda asüüli, et lennuki peale umbes võib-olla ei ole tõesti, ma ei tea, nii tohutult raske see moment, et ei ole mingi, et kohe lähen välismaale ja siis saan, ma ei tea, mingi pea võetakse või lähen tagasi kodumaale ja kohe võetakse pea maha, sest nagu ei ole võib-olla nii suurt dissident, aga ilmselgelt neil olid mingid päris põhjused, mis nad olid tegelikult ära tulnud sealt, on ju. Ja selles minu poolest, kus siis olid need vaesed inimesed, kes ei suutnud oma trahve ära maksta, seal kõige populaarsem põhjus, miks inimene istus vangis, olid parkimistrahvid. Üks tüdruk oli seal
sest Austrias on, neile hullult üldse meeldib bürokraatia. Austrias on väga ära reguleeritud, mis koeri sa tohid omada ja üks tüdruk istus seal 3 päeva sellepärast, et ta koer hammustas teist koera. Ei hammustanud isegi inimest, vaid hammustas teist koera ja sellepärast ta istus vanglas. Ja mina võib-olla isegi olin kõige kriminaalsem neist seal. Kuigi mingi hetk oli seal ka siuke moment, et nagu see vangla läks nagu veits tühjaks, ehk meil olid nagu mingi 3-4 voodit tühjad, ma olin terve nädala seal kokku. Mu tegelikult trahv oleks nõudnud 2 nädalat, aga ma ka kuskilt suutsin omale selle pool trahvist kokku nõuda, nii ma suutsin ennast nagu pooleldi vanglast välja osta. Ja mingi hetk seal nagu läks vangla tühjaks, sest kõigil on olemas sellest rahasummas, mis nad võlgu on nagu aeg antud, on ju. Ja siis ka nad hakkasid rääkima need teised, kes, ma ei tea, see on ka ikka mingi sari vanglus, nad olid nagu väga paljud neist olid nagu pidevalt seal olnud. Igatahes nad siis hakkasid rääkima, nüüd raudselt kuskil pargis politsei käib eriti otsib inimesi, et nagu ikkagi võiks ju täis olla see vangla. Ja siis umbes natuke aja pärast ta toodi üks kodutu sinna, kellel oli mingi heroiini sõltuvus, siis ta pani nagu täiesti hullu seal ja seal oli võib-olla nagu naljakas moment rääkides esmamuljetest, mida ma nüüd just seal nagu juhi koolitusel korra mainiti, et seal oli, et nagu esmamulje tekib inimesel suht nagu automaatselt ja umbes mingi 4. minutiks on sul nagu juba kinnistunud ja siis on nagu pärast seda on seda nagu suht raske ümber veenda, on ju. Ja siis ma mäletan, kuidas nagu enamik oli seal ka, nagu mitte kellelgi polnud peaaegu hambaid, nii kõik peseme palun nagu hambaid väga korralikult. Ma pärast seda pesan nagu väga korralikult hambaid ja siis mu järgmine teema, kui ma saaks kuskilt väga palju raha, siis ma nagu läheks absoluutselt nagu väga regulaarselt käiks ikkagi hambaarsti juures, sest hambad on nagu toredad. Igatahes ikkagi seal on nagu minu enda eelarvamused ja ka lollid asjad, ehk enamik neist olid mingid Jugoslaavia päritolu koristajad. Selles mõttes ma nagu väga mätsisin nendega, et ma ise ka toona koristaja, ehk nagu koristajad siis käivad Austrias vanglas. Ja nad olid kõigil veits nagu hambad puud ja kõik nagu veits vanemad inimesed ja siis mingi hetk see heroiini sõltlane, kui ta nagu sisse tuli, ta nagu nägi välja siuke umbes nagu veits nagu kunstitudeng. Mul oli siuke tunne, minu esmamulje oli see, et nagu lõpuks ometi nagu keegi, kes on nagu võib-olla veits nagu minu inimene ja siis sealt läks nagu, ma ei tea, sealt läks nagu ikkagi nagu rohkem kui 4 minutit, kui ta hakkas nagu näitama seda oma väsind palet siis või. Ja nüüd ma tahan nagu teda ka tšatsida absoluutselt sellepärast, et ta, või kuidas ma nüüd räägin, kuidas sa räägid sellest, et sa oled nagu ühe inimese kohta midagi mõelnud, sa mõtled nagu ta kohta ümber. Aga ta ikkagi oli nagu täiesti hirmus, ta ei jäänud nagu absoluutselt vaid ja see oli isegi enne, kui tal see herolaks ära kadus. Siis kui tal see herolaks ära kadus, siis ta pani nagu täiesti hullu. Igatahes mul nagu läks nagu mingi võib-olla mingi tund aega või 2 tundi, kui mul hakkas nii tohutult kummitama enda peas see, kuidas ma olin nagu mingi, nüüd tuleb lõpuks normaalne ja siis ta pööras nii ära, nii et nagu kõik need koristajad ja need tavalised naised ja aga võib-olla selle tõttu mul ka nagu pärast oli nagu nii palju toredam või nagu kuidagi avatum tunne või mõistlikum või ma ei tea, empaatilisem. Ma isegi ju tea, mis see sõna on, aga nagu mina nüüd küll enam ühtki hambutut Jugoslaavia naist ei judge'i või. Nüüd on see küsimus, et kas ma olen siis nagu rohkem judgmental mingisuguste hipidena näivad Austria naiste kohta, kellel tegelikult võib-olla on herolakses peal, sest ega mina tegelikult ikka vist ära ei tunne, kui inimesel on päriselt heroiin all. Sa tunned või? Ma ei tea. Igatahes siuke lugu eelarvamustest. Ja sellest, et ma olen vanglas käinud. Nii et viimase asjana, enne kui meil saade täna otsa saab, on küsimus, et mida sa teeks miljoniga või multimiljoniga. Näiteks, kui sa võidaks homme ilgelt suure summa, ma ei tea, kui sa näiteks mängid lotot.
kas sa kujutad ette, mida sa sellega teeks või? Ma olen nüüd mõelnud viimase 2 nädala jooksul, sest ma siin eelmine kord tulin kapist välja, et tahaks nagu euromiljonäriks saada, onju. Et mida ma siis teeks ja esialgu ma olin nagu tohutult palju ideid ja ma olin nagu nii rõõmus oma ideede üle, kuni mul tekkis üks moment, mis nagu pani mus ka nagu ajus mingi asja veits nagu muutuma. Ehk kõik mu ideed, mis mul alguses olid siuksed, et ma tahaksin saada, et kui ma saaksin hullult suure summa, et siis ma umbes, ma ei tea, ostaks oma vennale korteri ja siis ma maksaks oma vanemate selle pangalaenud kõik tagasi maja pealt ja siis ma umbes, ma ei tea, ostaks oma õele ka korteri ja siis ma juba ostaks oma parimale sõbrannale korteri ja siis ma üldse mõtleks talle töö välja ja siis ma mõtlesin üldse töö välja kõigile oma vaestele sõpradele ja siis mul käis see mingi moment, kus ma olin juba valmis peaaegu hakkama nagu võõra inimese võlgasid tagasi maksma oma kujutatava miljoniga, kui mul nagu jõudis järsku kohale, et nagu nii tore, et küll, et sa nagu et kõik raha annaks põhimõtteliselt ära, et kus ma nagu ise jään. Ja nagu jumala lühisest ajas, siis ma mingi 3 päeva istusin ja olingi mingi, et ma ei tea, nagu, kas mul üldse endal ongi vaja seda miljonit või mille jaoks mul oleks seda miljonit vaja. Ja vot siin vastamata sellele küsimusele ma nüüd täna lõpetakski, sest võib-olla sa nüüd võid mõelda, et miks sulle neid miljoneid vaja võiks olla või isegi võib-olla mitte miljoneid, piisab võib-olla 10 000, mida sa teeksid nagu ainult iseenda jaoks 10 000 euroga või siis multimiljonitega või ma just alles hiljuti kuulsin raadiost, et keegi Ameerikas võitis miljardi lotoga, ostis $2 pileti ja sai nagu miljardi. Ma isegi nagu miljonit ma võib-olla nagu veits kujutan ette, sest ma olen nii palju mõelnud sellest viimase nädala jooksul või 2 nädala jooksul, aga nagu miljard, see on juba mulle ka niisugune, nagu ma enam nagu ei taju neid suuruseid. Vot, nii et mis teeksid suure summaga? Kõige lõpetuseks ma nagu sellest miljoni loost veits nagu tajusin ära, et ma tegelikult võib-olla enam nagu veits ka sinna juurde seda küsimust, mis mul on endiselt peas. Nüüd hakkas see Hiina aasta, et kuidas ma siis ikkagi, ma ei tea, vähendan või lõpetan ära suitsetamise ja siis ma ütlesin eelmine kord, et seal taga on nagu see toidusoov, et kuidas nagu üldse taibata ära, et mis mind ennast nagu isutab. Ma olen nüüd otsustanud, et ma alustan eksperimendiga. Võib-olla sealt mul tuleb siis ka see idee veel täpsem. Tegelikult mul juba tulid mõned, mida ma enda jaoks teeks oma miljonitega. Aga nagu ka võib-olla lihtsalt süvenenumalt või nagu põhjalikumalt otsides sisusid, ma nüüd otsustanud, et ma teen endale ka paastu ja ma mõtlesin selle ise välja raamatu põhjal, mida ma lugema hakkasin. Raamatu nimi on Peidus pool ja selle autor on Sylvia True. Ehk ma olen otsustanud, et ma nüüd nagu tõmban täiesti maha mingisugust, ma teen nagu mingid päevad, kus ma ei tarbi mitte midagi muud kui leiba ja seda sellepärast, et seal raamatus oli kirjas, seal oli 16-aastane tüdruk, kes ei saanud füüsikaga, matemaatikaga koolis hakkama. Ta isa jõi nagu segane, newsletter homme minu arust samal teemal, nii et mine telli see. Joovatest isadest ja millised traumasid võivad need tekkida. Ma tegelikult ei tea, kas need traumadest on, aga ma omal kogemusel natuke tean ka. Igatahes tahtis tal oli kasuisa, kes jõi ja ema ei saanud aru ja keegi teine ta siis on aru ja ta tahtis nagu oma elu peale minna, nii et mingi hetk otsustas, et ta läheb oma leiva peale, ehk ta enam ei ole oma ema kulul, kes niikuinii ainult õigustab oma mees, kes joob ja nagu teda ära unustab ja täiesti südant lõhendav lugu. Ma räägin, Eesti naiste kirjandus on kõige parem kirjandus üldse. Ja siis tal oli mingi 28 kopikat vist, et saada hakkama palgapäevani. See nagu lugu hakkas sellest, kuidas ta läks tegema mingit praktikat kuskil 10. klassi järel kommitehasesse. Mu ema käis ka kommitehases ja mul on juba jälle süda paha kommidest pärast seda lugemist. Mul tulevad mu ema lood meelde, kuidas nad Kalevi kommivabrikus ainult komme sõid. Nii et kommid mind praegu üldse ei isuta. Ja tegelikult üldse nagu ma ei tea, mis mind isutab või mis nagu toidu järgi ma tahaksin mis toitu ma tahaks süüa ja ma olen ka ära otsustanud selle, et kuradi pikalt räägin, et ma tahaks nagu ainult toituda tulevikus selle põhjal, et mis mul nagu päriselt tunnet teeb, nii et ma otsustasin selle raamatu põhjal, sest ta läks oma leiva peale ja siis ta oli välja arvutanud, ta oli 29 kopikat, tal oli nagu
raha, siis et vist osta umbes mingi pool pätsi leiba selle eest. Mina ei tea, kas see vastab tõele, sest nagu kroonidega ma veel kujutan asju ette, aga kopikad, need on nagu, raamat oli vist mingi 15 kopikat või, seda ma olen vahel nagu raamatu tagaküljel näinud. Ta oli pool pätsi leiba ja siis ta arvutas välja, kuidas seda leiba nende päevade vahel, mis tal alles olid, ära jagas, et tal oli umbes mingi vist veerand sellest, tal oligi, et ta oli 2 päeva alles, sai pool pätsi leiba, ehk tal oli päevas veerand pätsi leiba süüa ja siis ta arvutas välja, et umbes nagu selle vanaaegsete eestlastega veel, et ta oli isegi nagu rikas, sest umbes neil oli umbes ainult see mingi kannikas süüa. Nii et ma otsusin, ma teen nüüd endale leivapaastu. Ma nüüd küpsetan endale leiva ja söön leiba, ainult leiba, nii kaua, kuni mul tulevad tagasi kõik muud isud. Vot, siuke saade täna. Mine telli endale Kolkablika newsletter, see, ma olen kuult, tuleb päris vägev seekord. Ja reedel on valik. Siis on nüüd pidupäev. Tšau! Ühine kolkaplikadega. kolkablika.ee